Mitmes kord ma võin sulle, et mul vana koera mälu ei mäleta täpselt. 3 vähki. Kas teie tulite rongiga või? Tulite rongiga, oli tore või? Siis on hästi, kui oli tore. Kas meil ei natuke nagu Ameerika märk? Ongi niimoodi jõudnud. Kas te tegite siis niimoodi, et tõstsite käed üles ja tegite nii või? Ja, see on kõige parem viis, kuidas rongiga sõita. Kas te nüüd lähete edasi? Teame, vastu. Praegu muidugi, praegu. Oled Giovanni võtnud see poti ära? Kohta mul oled siin Igatahes, Väino poiss, sellest ei ole mitte midagi, et sina täna sepikut ei saanud. Sest et üks kord saad sa sepikut. Nii kui nii! Kära ei ole mitte ainult pauk. On ju vahva sai? seal käis, kas üks kevadel minu sakk punane kardab tuule tõmbust. Väiksest aknast välja vaata, Bruno jookseb kõigest väest, lähedal seisma jääb. Stopp, stopp, Hüppa hästi kõrgele. väiksest aknast välja vaata, Bruno jookseb kõigest väest, lähedal seisma jääb. Stopp, stopp, lahti teeb, et saad lõbus spordime. Bruno tuppa tule sa, anna käppaga. Stopp, stopp, lahti teeb, et saad lõbus spordime. Bruno tuppa tule sa, anna käppaga. Maja metsa teed,
te arvate, kas me võtame aega? Meist ei piisa, jooksen randa, koduküla randa, et saada pruuni. 2. juuni võtan kaasa, rekendida maaki, nagu mõniks võrku, paika on kaaki, kaugelt külas, ei näinud pole veel, külmirand ja suurem, elasin mul, kogu Soome, vanaema ja vanaisa. Parlamendikive ka, aga tead, mis peamine, kõik olid tsemendiga kinni mätsitud. Ja ei sellest saa üle ega ümber, eks ole. Ja tead, mis meie siis tegime? Meie mõtlesime, et meie hakkame neid kive sealt ühekaupa minema viskama. Otsime vaata osad sellised, millel on vähem tsementi küljes, eks ole, et oleks vähe lihtsam neid lahti kangutada ja siis hakkame neid ühekaupa minema viskama. Ja see ongi see, mida mina teile täna õpetan. Kas te võtsite täna kaasa oma käed, näidake neid mulle? Otsime vaata osad sellised, millel on vähem tsementi küljes, eks ole, et oleks vähe lihtsam neid lahti kangutada ja siis hakkame neid ühekaupa minema viskama. Ja see ongi see, mida me... Kokku? No mis te arvate, kellega ta võiks kokku saada? Tomatiga! No peaaegu, ta sai kokku hoopis arbuusiga. Wow! 4, 5, 6, Opetako nad ei tulnud meiega siia mingit rekordeid purustama või hästi kiiresti patsutama. Nad tulid ikkagi etteätlust vaatama. Tulite või? Kordame hästi kiirelt üle, mida teatris teha ei tohi. Teatris? Kas ma lobin seda tohin? Ei, see tuli see Branje külla. Lobisete pärast! Ja siis kui keegi sinu kõrval lobitseb, siis sina teed teed niimoodi talle. Nii, teine asi, mida ei tohi teha. Ei tohi tulla lava peale. See kõik siin, mis on siin treppide ees, siia ei tule, siia ka ei tule. Vot nii. Ja siis kolmas reegel. Emme, kas sina tead kolmandat reeglit? Kui etenduses on mõni väga naljakas koht, siis tuleb naerda. Kolme pealt proovime, kas naeru sooned on töös. 1, 2, 3. Helmi! Enam ei ole vaja naerda. Sul on naerusooned alati korras. Kutsume etenduse laval. Aga me võiks kutsuda etenduse laval niimoodi, et meil on vasak käsi, parem käsi ja me lööme nad omavahel kokku. Mul tuli veel üks mõte. Hakkame kõik kolme peal tuult puhuma. Olete te valmis või? Ma loen 3-ni ja juhume nii tugevalt tuult, kui suudame. 1, 2, 3. Kõik toblid. Vaadake, kui puhub tuul. Hakkavad seal propellerid muidu pöörlema. Niimoodi tekib tuuleenergia ja tuuleenergiast saame toota elektrit. Aga kuhu me seda elektrit paneme? Äkki akusse? Tobli Helmi 5+. Viimane, aga mitte hapuviimane. Näete seda päikesevarju seal? No vaadake, seal samas ilusti sädeleb. See on niisama ei sädele, sest see ei ole tavaline päikesevari, vaid see on päikesepaneelidest tehtud päikesevari. Vaadake, see kogub päikesekiiri nagu sooja kallid. Teeme kõik endale ühe mõnusa sooja kalli. Vaat niimoodi kogub päikesevari päikesekiiri. Ja kuna see on juhtmega ühendatud, saame päikeseenergiast toota elektrit. Aga kuhu me seda elektrit paneme, sõbrad? Toblid, 5+ kiirlõppjad olete. Nüüd me teame, kuidas saab elektrit toota vihmast, tuulest ja päikesest. Aga mis siis, kui
ei söö vihma, ei puhu tuult, ega paista päikest. Mis siis saab? Kust me siis elektrit saame? Kas keegi tahab pakkuda? äkki akust? Tubli akust, aga akust saab juba elekter midagi otsa. Ainult mõneks päevaks jagub siin. Ja selle kallal ma praegu töötangi. Leiutis, mis kogu aeg toodaks elektrit. Vaadake, ma olen juba kella 6. Elekter! Teid on juurde lisandunud. No tere, sõbrad! Aitäh Helme, aitäh Hubert, aga no viisakas oleks ikka kõigil tere vastu öelda. Proovime uuesti. Tere, sõbrad! Suurepärane. Vabandust, ma olen nii suure soosuma uue leiutisega. Te ei kujuta ette, kui põnev see on ja kui kasulik ka. Oih, nüüd te vist tahate teada, mis mu uus leiutis on. Tahate teada või? Aga las ma esmalt natukene selgitan. Vaadake, see maja siin on minu eelmine leiutis rohelise elektrimaja. See teeb elektri 3 erinevast asjast. Vihmast toivad ka teisendalt osta, nagu mina. Aga kui tahame nüüd seelevihma, keskmist vihma, hakkame kõik patsutama. Aga kui tahame hoovihma, hakkame kõik plaksutama. Aitäh! Vaadake, kui sajab vihma, kogenevad kõik vihmapiisad sinna ämbri sisse. Kas te näete selle ämbrit? No vaadake, kes ka varjus on. Pärast, kui te praegu seda ei näe, saate pärast poole vaadata. Kui ämber on täis, tuleb vesi torust alla niimoodi sinka-vonka. Ratta seal pöörma. Ratta pöörmisest tekib vee-energia ja vee-energiast saame toota elektrit. Aga kuhu me seda elektrit paneme, küsib äkki mõni nutikas. Vaadake, asi on väga lihtne. Kogu elekter läheb siia samma aku sisse. Tada! Aitäh! Ja. Vaadake, aku on nagu elektri püsikene, nutukene, kodukene. Olge, mis me stoppame ja liigume edasi. Kas te neid propelle? Kuretandus tõesti oleks, näeb magama lihtsalt. Ma loodan, et sa pahaks ei pane. Ma eksin. No tere, sõbrad, kuidas teil läheb? Väga hästi läheb, Jaak, aitäh! Mis te teete siis? Aleksi und valvame ikka. Õnneks põõnab, mida värki. No nii. Põõnabki. Norskab ka, mida värki. Kuulge, sõbrad, mis asja tema põõnab päisepäeva ajal? Noh, eks tal ikka mugav võib ka öelda. Teate, mina võiksin ju ka päeval magada, aga ma üldse ei taha. Mina olen asjalik mees, asjalik kärbes. Mina hoopis leiutan. Minu töö on ju töö. Ja sellepärast olengi mina valmis leiutanud ärratamise kohvri. Mina tiinin vaikselt igal hommikul varavalges selle külaelaniku akna taha. Sealt teen ma kohvrikaane lahti. Sealt hüppab välja nui ja lööb hästi kõvasti. Mõttes saite aru. Teate, sõbrad, täna sain mina valmis oma kõige uuema leiutisega. Näite. See siin on väike lillakarvikene. Sellega saab teiste unenägusid vaadata. Siin on igasugu põnevaid asju sees, näiteks vihmaussi rõõmupisarad ja hästi palju kasevaiku ja muud toredat. Ega ma kõike ei mäleta ka, mul on vana kärbes, eks ole. Selle toreda retsepti andis mulle Riia linnas rutakese vanaema. Teate, tema on nõid. Sõna otseses mõttes, näeb läbi seinte. Ükskord nägi, kuidas ma nina nokkisin, siis oli piinlik hästi. Kuulge, see selleks. Vaadake, mul on kotis üks põnev asi veel. Täiesti tavaline veeprits. Ja nii. Ta hästi töötada. Vaata, täitsa tavaline veeprits. Sõbrad, kas te kinus olete käinud kunagi? Oled? Ei ole või? Küll sa jõuad, vaadake. Kinus on enamasti selline hästi suur ekraan, eks ole nii? On ju, jah. Vaadake, siin ekraani küll ei ole, aga kõige parem ekraan minu vaatamiseks. Mõttes saite aru. Teate, sõbrad, täna sain mina valmis oma kõige uuema leiutisega. Näite, see siin on väike lillakarvikene. Sellega saab teiste unenägusid vaadata. Siin on igasugu põnevaid asju sees, näiteks vihmaussi rõõmupisarad ja hästi palju kasevaiku ja muud toredat. Ega ma kõike ei mäleta ka, mul on vana kärbes, eks ole. Selle toreda retsepti andis mulle Riia linnas rutakese vanaema. Teate, tema on nõid. Sõna otseses mõttes, näeb läbi seinte.
ükskord nägi, kuidas ma nina nokkisin, siis oli piinlik hästi. Kuulge, see selleks. Vaadake, mul on kotis üks põnev asi veel. Täiesti tavaline veeprits. Ja nii. Ta hästi töötada. Vaata, täitsa tavaline veeprits. Sõbrad, kas te kinus olete käinud kunagi? Ei ole või? Küll sa jõuad, vaadake. Kinus on enamasti selline hästi suur ekraan, eks ole nii? On ju, jah. Vaadake, siin ekraani küll ei ole. Aga kõige parem ekraan minu vaatamiseks. Siin nurgalt vaatake. Siis on isegi vikerkaart näha, eks ole. Jah, vaati. Aga nüüd, sõbrad, ei jäägi enam mitte midagi muud üle, kui võtta jälle see väike karbikene. Panna see antenniga sinna alles poole, vajutada nuppu ja nüüd on natukene aega enne, kui see tööle läheb, eks ole. Ma panen oma koti, panen siia maha vahepeal. Soovin teile ilusat kinoelamust ja olge siis vaikselt, lülitage välja oma mobiiltelefonid ja nautige filmi. Ma tean, mis tuleb teha, et oma uus leiutis. Oota, Pauliine, mitte selles mõttes, teises mõttes. Aga miks mitte selles mõttes? Sõbra mõttes. Me oleme suured sõbrad, eks? Täna patsu. Vaata, kui minul läheb hästi, siis sõber ju rõõmustab, kui mina rõõmustan. On ju nii, Pauliine? On või? Mina küll rõõmustan, kui sina rõõmustad. Aga ma lähen veel kaugemale. Ole nii julgelt! Ei, ma olen siin samas ära muretse, vaata. Kuna ma sain uue leiutise valmis, on mul hädasti vaja tunnistajat. Ja ma olen valinud sinu oma esimeseks tunnistajaks. Väga hea. Eduard, tere naabrimees. Tere, Bruno! Ma ei ole Bruno, ma olen ju Alex. Mis sind siia toob? Ma otsin oma prille taga. Kuule, aga Eduard, sa jääd natukene ette. Äkki otsid oma prille seal pool? No ma lähen, otsin sealt poolt. Josu, kas sa oled valmis? Viskan sademe. 1, 2, 3. No kuulge, see on ju unenägu. Vaadake, jäigi seisma täitsa lõpp. No nii, no vaatame. Teate, unenägu saab igasugu pulli teha. Saab ta seisma panna, saab ta panna tagurpidi käima, saab ta panna edurpidi käima, aga kiiremini. Kuule, Alex. No kuule tõesti, no ei usu. Üldse ei usu. No sees Pauliine vingelt panen. Ma mõtlesin, et ma võtan ühe ära. Panen peidalt endale soki sisse. Ja nüüd. No tõesti, no metsikud. Nüüd hoime kolmeni ja hüüame kõik koos läks. Ning käivitame tõesti selle unenäo uuesti. 1, 2, 3. Kus mu seda nüüd on? Miski äratas mind. Peab magnetroovi edasi otsima. Mis teie lemmikkoht oli? Siis, kui sina pulli tegid. Eks ole, vaat see oli päris vappa. Teate, no küll see oleks ka ikka ühtselt selle asja selgeks saab. oli siis, kui sa panid palli peid. Eks ole, vaata palju mul endiselt peidus, küll ma selle pärast talle tagasi annan, ma tegin lihtsalt väikest vempu, kuulge sõbrad. Tõesti, no kuule, see Alex on nüüdsest juba peaaegu pool tundi maganud. Väike võrdne taevas, kuulge, ajame üles, eks ole. Loeme uuesti kolmeni ja siis teeme, saab küll, nii saab, ära üldse muretse. Loeme uuesti kolmeni ja siis teeme nii palju lärmi, et te kohe hüppab. Me tegime Sina ka siis, sa ei kujuta ette, kui toredat unenägu ma just nägin. Kujutan ikka, Pauliinat nägid. Kuidas sina seda tead? Ai, ma ei tea midagi. Las olla ja mina pean nüüd leiutama asuma. Alex, poiss, kuule pea hoogu, meil on ju publi. Appi palun, vabandust. Nii, ja aitäh, et te minu und valvasite. Palun!
doktor Aeg toimitas paraku ette homsetele patsientidele asekurvaplaastrit. Teate, Ave jaoks on nüüd talv alati nii tihe aeg, sest talvel elab väga palju baktereid ja pisikuid. Sellepärast teeme ka just meie tihti talvel haigeks. Nii et ei olnud üldse suur üllatus, kui doktor Ave uksel käis järsku koputus. Ave tegi ukse lahti ja nägi, et ukse taga seisis üks suur loom suurte sormedega. Kas te oskate arvata, kes see loom oleks võinud olla? Banaan on neutraalne, aga näiteks olulised asjad on see, küsis Ave uuesti, aga vabandage põdelemistik, kuidas ikkagi vaeva? Sellist asja nagu turbusiil, see on ka täiesti oluline. No, kui Ave hakkas siis neid asju kontrollima, võttis ta kapi peal sellise huvitava asja nagu indikaatorid. Teate, indikaatorid on sellised väga huvitavad vedelikud, mis muudavad sõltuvalt keskkonnast hormoonid. Indikaatorid on maailmas palju, näiteks lakmus, metüüloranž ja meil on siin täna fenoolftaleen. No, Ave mõtles, et kui ta paneb seda ja proovib, kuidas tugev kõik maos need happed ja alused ilusti korras on. Selleks võttis ta täiesti aluselise vedeliku. Meie tegime ka täna teist ja valmis täiesti aluselise vedeliku. See tähendab, et siin ei ole... See on tasakaalus happed. Õige, me peame siia lisama happed. Ja täna meil ongi siin äädikhappe. Vaatame, mis juhtub, kui me happed siia sisse lisame. Kas see ikka muutub läbipaisvaks. Aga loeme äkki uuesti 3-st allapoole. Sobib? 3, 2, 1. Aga tead, ja see tähendab, et see ongi täiesti oluline vedelik. Ehk siin ei ole mitte ühtegi hapet sees. Aga sõbrad, mis te arvate, et me peaksime tegema, et see vedelik uuesti läbi? Nüüd viimastel kilomeetritel tegid minu jalad väga imelikku asja. Nimelt, ma astusin mõne sammu edasi ja jalad on ise tagasi. Ja ma astusin jälle mõne sammu edasi. Ning oli teel Kreeka poole, sest teate, see põdelevi... Kõige taga, aga mis võib natukene juhtuda siis, kui sa natukene maratonis maha jääd, näitame Meie hakkame kirjutama sõna maraton, aga oma ninaga. Mida? Just, hakkame kirjutama sõna maraton, sest meil on siin täna maraton. Mis keeles? Eesti keeles. Ainult? Aga see käib niimoodi, et te kujutate ette, et teil on siin selline paber ja paberi allpool on selline madalamad noodid siis ja üleval pool on kõrged noodid. Ja kui te oma ninaga kirjutate, siis te samal ajal ütlete A-tähte. Ma näitan teile nagu M-tähe ette. Hakkate kirjutama M-tähte ja ütlete A-d. Niimoodi. Kas see oli arusaadav või oli väga keeruline? See oli M-täht, jah. See oli M-täht. Aga me ütleme ikkagi A-d. Puus paremale. Puus paremale. Jalg ette. Jalg ette. Nii, see on päris hästi. Nüüd proovige niimoodi, et pange niimoodi käed niimoodi ette ja proovige nõksutada puusa paremale poole. Nüüd proovige nõksutada puusa vasakule poole. Ja nüüd öelge sutsi ja satsa. Ja selles laulus rohkem sõnu ei olegi. Ongi sutsi ja satsa. Nii, ja mäletate, pidite ütlema järgi ja kui on sutsi satsa, peab tegema niimoodi. Sotsi, satsi, satsa, sotsi, satsa. Olete valmis? Nii, alustame. Olete valmis kordama?
Pöidlad ette. ette. Sotsi-satsi-satsa, sotsi-satsa, sotsi-satsi-satsa, sotsi-satsa. See oli esimene tase. Mida ei ole pikk tee mina võtma, on ju Philippi koridor. Keegi pole kukkunud, kõik on terved, kõik on rõõmsad. Nii, arst on meil olemas. Teeme aplausi kaarti tädile. Arst on olemas. Just, võtame vastu niimoodi, et ei saa liigutadagi. Meil ei isegi aplausi teha. Philippi koridoris, ilma milleta no ei saa teha. Tuleb teha aplaus teile, kes tulevad. See käib niimoodi. Näiteks, kui mina ütlen käed ülesse, siis me paneme käed ülesse ja kordame ka. Näiteks, kui mina ütlen käed üles, te ütlete käed üles. Puus paremale. Puus paremale. Jalg ette. Jalg ette. Nii, see on päris hästi. Nüüd proovige niimoodi, et pange niimoodi käed niimoodi ette ja proovige nõksutada puusa paremale poole. Nüüd proovige nõksutada puusa vasakule poole. Ja nüüd öelge sotsi ja satsa. Ja selles laulus rohkem sõnu ei olegi. Ongi sotsi ja satsa. Nii, ja mäletate, pidite ütlema järgi ja kui on sotsi satsa, peab tegema niimoodi. Sotsi satsi satsa, sotsi satsa. Olete valmis? Nii, alustame. Olete valmis kordama? Valmis! Pöidlad ette! ette. Sotsi satsi satsa, sotsi satsa. Sotsi satsi satsa, sotsi satsa. See oli esimene tase. Ja vasta algul hästi vaikselt. Ja lähme vaiale. Aga kõik koos. Praegu hakkab ja vaata, kohe sa räägid nüüd algeid ja algeid. Aga teate, etendust ei saa alustada ilma hea tujuta. Nii et eeline hea tujulaul. Loomulikult, aga see tuju on õppimise laul või see, kuidas head tuju saada. Otsu ise. Kuigi me praegu istume ja tegelikkuses niisugune seismisega tantsumäng, siis võime istudes ka proovida seda mängu niimoodi. Paneme kõik näitavad. See oli sinine. All on. See oli sinine. Päike oli kollane. Ja tead, valged pilved sõõmsid taevast nagu paadid või? Miks sa lõpus nägu? Lõpus nägu, seda ma oskan. Nii. näita mulle ka! See on teie lõpus nägu või? Nagu oleks piletit söönud. Näkke siis parem üks kuri nägu. Ütlen sulle, et sa oled kuldkõrvahark. Miks sa kada ei oska? Lähme koju tegema sõnu. Aga siis sõda nüüd kitti mulle. Ootad, võtsa siis tonni ütleb. Tegad oskab kindlasti. Sinu ise ei oska. Ta kardab metsa. Anna kommi palun, ole hea emme, eks ole? Oled ju hea emme, oled? Alles nüüd puhe. Aga anna siis, nad on meil tubli. Aitäh sulle emme. Mulle nii. Ma abiin, ma kommi. Ei ole nii. Magusalmine lapsele peab ikka rõõmus tegevus olema. Aga põrra-põrras pole midagi paremat! Ma tahan enda isaga valet mängida. Isaga valet? Jah. Sa ei oska? Mis õpetab? Tina ka ei oska! Miks? Lihtsalt ei oska jutu lõppu, enne koju kõu! Siis ma tahan, et issi mulle. Kuidas sa räägid? Aga mina ju räägin! Ma tahan, et issi räägib. Anna kommi palun, ole hea emme, eks ole? Oled ju hea emme, oled? Alles nüüd puhe. Aga anna siis, nad on meil tubli. Aitäh sulle emme. Mulle nii. Ma abiin, ma kommi. Ei ole nii. Magusalmine lapsele peab ikka rõõmus tegevus olema. Minu see
Tänne vähän voi ottaa kahteen. Kuule, se on aivan pössönä. Näe, siellä on plus rohelis. Se on oikein rohelis. Ma tänan! Vaatan teid käes! Teid jälle lavakuumaks! Proovime veel, aplaus! Me täname! Nüüd on juba ja päris. nüüd on lava kuum ja etendus saab alata. Väga hea, väga hea. Klaus! Ei, see kuule tõde alla kiire. Mis asi? No see sinu nimi. Minu nimi, tema nimi meeldib, et minu nimi on Julia! Tähendab, Julia on väga ilus nimi. Aadu, 5 korda pole vaja. No nii, Aadu ütleb teile sellise jaoks, seerige 1, 2, 3 ja siis teie sõbrad peate Aadu poole jooksma. Aga kui ta keerab teie poole ja vaatab teie poole, siis te peate olema kivikülus. Proovige olla kõik oleks kivikülus. Leiutas lennumasina. Minulle vajad see samu. Hoida kinni seinast või aknast äärest ja hirm kohe ära kao. Panen siia. Vaat nüüd on minu leiutis head kohad. Ai, minu nunnu näeb ka ilmavalgust. Oi, kui palju teid siin on. Tere! Ma saan aru, et kell on 3 ja kõik oli väsinud. Aga kui jääb tähtis jälle, tuleb ikka kõik ette. Ütleme tere vastu ka. Proovime uuesti. Tere! Vaat nüüd oli kuulda, ma tervitan! Mina olen Jänes Aado Kötter. Täna hiljem näed autogrammiga. Aga ega ma ei tõusi ainult endast rääkima. Mul on ikkagi pakasjõudi keeles. Vaat see, kus ma praegu olen, on leiutajate küla leiutamistuba. Vaat see leiutis on meie uusimaid leiutisi. See idee, et see leiutis teha, tuli kõigil külameestel sama hetk. Mõtles paar kuud tagasi ja see tuli kõigil meestel sama minut, sama sekund. Või noh, võib-olla mõnele tuli see natukene vaeva. Mõnel võib-olla geniaalsema leiutajale. Minu tuli vaeva. No nii, nüüd see leiutis on valmis ja siia tuleb iga leiutaja, kes tahab rahus ja vaikuses üksi leiutada. Ja mina tulin ka siia leiutama. Daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud, lubage tutvustada minu uus geniaalne leiutis. Kolahunnik! Kus koos? Raadio! No tere, sõber, küll siin toolist ole näha. Kes ees? See mees! No eks ta nii ole. Mis sind siia tõi? No mina tulin leiutama, vaadake minu naised, kes on Losta, tšau, tema käis täna hommikul Riia linnas ühe sugulase sünnipäeval.
ja alguses mina mõtlesin, et mina näen temaga kaasa, eks ole. Nagu kunagi käisin temalt igasugustel abiellumistel ja igasugustel pulmadel ja muudel toredatel sünnipäevadel sündmustel kaasas, eks ole. Aga teate, täna sain mina aru, et mina ei räägi läti keelt. Mis ma sealt ikka lähen, mis ma sealt seda suud paigutan ja me paneme siia, teeme midagi asjalikku, hakkab seda jutama, vaat nii. Aadu! Oota, miks sa kodus ei saanud leiutada? Miks sa pidid siia mind tulema segama? Aadu, no sa oled näinud sinu kodukest, ta on nii tillukene armas. Just nii. Aga mida sa leiutada tahad? No vaata, seda toru mul. Ei, no kuule, see toru on mul juba olemas, see on leiutatud. Lihtsalt, aga vaata. Mul on niisugune tunne. Mis tunne? No vaata, näe tunne. Mis tunne? No seal, vaata, näed. Mis tunne? Tuti. Kuule, naabrimees, mis sa ise siin teed? Mina tulin siia rahus ja vaikuses üksi leiutama. No küll meil on tore siin kahekesi rahus vaikuses üksi leiutama. Vaat see tuba mõjub mulle pintslis heerivalt. Mis pintsel? Mis pintsel? No nagu see, kas me hakkame maailma või? Kas sinu Amasteri kõrvadel ei kuulnud? Ma ütlesin inspireerivalt. Küll, see on loomuliselt küll. Kas sa üldse tead sellist sõna või? Otse loomulikult, see on läti keeles. Eesti keeles? Ei ole läti. Eesti keeles? Läti keeles. Eesti keeles? Kuule, vahet ei ole, tead. Läti keeles on täpselt samasugune sõna. Inspiras, veerivas, sadejups. Ausalt küll! Täpselt nii. Meie juba siin. Mis asja? Ma olen siin, ma olen siin. Ai, no keele. Kuulge poisid, kes ees? See mees! Äsken läkise. Ja. Vaata, kes tagasi? Tatin Nova! Ja. Teeme nüüd nii, et ainult üks meist laulab. Mina jah. Mina laulab põlevili. Mulle ole nüüd, minul on indi hääl, juba minu emme ütles nii. Su emme oli mõtte või? Kusjuures oli küll jah. Kuule, see selleks, ma kohe näitan sulle, kuidas see õige laulmine käib, eks ole. Ei, muusika! Ei, hakkab laulma! Kõrvad kinni! Lase naimini mulle paigal viisida. Tahtsin mööda külaringi joosta kärada. Röökisin kui randa peal oli minu hääl. Mamma oigas kõstul päris korras pole. Ei ole ju. Aga Väino, me oleme ju sõbrad, palun räägi. Näed, kuidas nad kõik on muretsema. Kas te kõik muretsete? Jaa, kõik muretsema. Uueks ma siis räägin. Mina ei taha enam leiutaja olla. Väino, mis jutt see nüüd on? Vaadake, juba 10 aastat olen ma proovinud leiutada. See idee, et see
sama hetk, ma ütleks paar kuud tagasi ja see tuli kõigil meestel. Sama minut, sama sekund. Või noh, võib-olla mõnele tuli see natukene vahepeal. Mõnel võib olla geniaalsema leiutaja. Miks sa võid siia mind tulema segama? Aadu, no sa oled ju näinud minu kodukest, ta on nii tillukene armas. Just nii, aga mida sa leiutada tahad? No vaata, Adu, toru. Ei no kuule, see toru on mul juba olemas, see on ju leiutatud. Lihtsalt. No tere, sõber, küll sind tore näha. Kes ees? See mees! No eks ta nii ole. Mis sind siia tõi? No mina tulin leilutama, vaadake minu naisuke Charlotta, tšau. Tema käis täna hommikul Riia linnas ühe sugulase sünnipäeval. Ja alguses mina mõtlesin, et mina näen temaga kaasa, eks ole. Nagu kunagi käisin temalt igasugustel abiellumistel ja igasugustel pulmadel ja muudel toredatel sünnipäevadel sündmustel kaasas, eks ole. Aga teate, täna sain mina aru, et mina ei räägi läti keelt. Aga tulemus on ümmargune null. Ossa aegselt küll. Jah, kas te teate ka, kui palju telliseid mul selle peale kulunud on? No vähemalt 2. Mis asja? 3. Palju rohkem kui 3. Lausa nii palju, et ma oleks saanud ehitada nendest terve suure maja. Aga nüüd ei ole mul ei maja ega ka sooja sepikut. No ei ole hakka undama jälle, mõtle positiivsemalt. No vaata, mida ka see ju sellest väga geniaalsest masinast ju saab, jah? Nojah, ma saan liiva ja käbisid ja vasaku jalast issu. Aga no mis asja ma nendega teen? Mõtlesin, et aitab küll. Hakkad kasvõi sussem katsma. Oota, seda Väino ei mitte mingil juhul, mitte ainult sussepaks. Aga mis pärast? No vaata minu vanaisa, tema oli ka sussep ja nüüd ta on väga vana. Väino, sa ütlesid, sa oled 10 aastat proovinud teha sepikut. No proovi siis 2 aastat veel. Just. Ei, ärge proovigegi mind ümber rääkida, mina ei ole nõus. Väino, kui sa paari ei taha, siis 1, see on poole vähem. Niikuinii ei saa sepikut. No kuule Väino, poiss, ei ole nii, et niikuinii ei saa. Teate, ma räägin teile ühe loo. Kui mina olin ise ja noorem, mina mõtlesin, et minul ei ole antud värekat jalgu ega ilusat lauluhäält ja üldse mitte midagi mul antud ei ole. Ja arvasin mina, et naispoomale ei lennu. Aga teate, Lätimaalt leidsin korraliku piruka, no tere, Ruta. Mis piruka? No Ruta, noh. Ruta, ma räägin natuke nüüd aegade juttu. Vaata, kus see meel on muster ja pea on nüüd muremõtteid täis. Vaat siis on ainus lahendus. Mõelda lapsepõlve peale. Vaata, kus ta käib ja mis ta tegi. Ja kui sa mõtled lapsepõlve peale, vaat siis kõik need halvad muremõtted lähevad minema. Täpselt nii tema ongi, teate, mõni nädal tagasi mina olin täpselt sama moti. Mõtlesin sellest, kuidas me kunagi ammu noorte poistena kolmekesi metsas matkamas käisime. Ma mäletan seda hästi. Oli. Vist jah. Oi, küll olid toredad ajad. Sa räägi sellest. Läksin ma metsa matkama. Läksin ma metsa matkama. Eduard kaotas asju taas. Eduard kaotas asju taas. Ja läks ta ekslema. Ja läks ta ekslema. Vasakule kentistä, paremmat vasakule kentistä. Köyhtänä metsää syksintää, köyhtänä metsää syksintää. Kuninkäisyys köyvää metsä, kuninkäisyys köyvää metsä. Vastuupuolani kengittää, vastuupuolani kengittää. Livikanttia voi lentlemaa, livikanttia voi lentlemaa. Ja se tiedätte mississäin. Ja se piirottaisiin, ja se piirottaisiin. Teema nime karjusiin, teema nime karjusiin. Kerrin ärapesin peale nii kõvasti, et istusin maha ja jäin ootama, et ta ära läheb. Tere! Ma lootsin vist kedagi leida. Kas midagi on juhtunud? Postitumi Peeter tõi mulle just praegu kirja ja te ei arva elu sees ära, kellelt see kiri
tuli? No kust meie neid sinu sõpru teame? Oota, mul on neid, ma ütleks tegelikult liiga palju. Kuulge sõbrad, tõstke käsi üles, kes kiidab ka noorte sõbrale. Ma tõstsin kõrgele, ma tõstsin ka. Mõtle, te olete kuulge, tegelikult vaadake, see kiri ei ole mulle, vaid teile, aga Peeter nägi mind esimesena ja andis selle minu kätte. Ta ütles seda ka, et see tuli Seenekülast kannadelt. Oota, looge, mis on teemad tahavad. Lugege ise. Mina olen külailmi lugeja. Ma loen kõik ette. No nii. Seda ma arvasingi. Jutuski käsi. Kes tahab võita? Väitsimegi. Tark võidab ka siis, kui teevad leidetist pole. Mõtlesin neile meelega nii vähe aega, et nad ei jõuaks elu sees midagi haigest leiutada. Käsi teile tüdrukud. Kõik koolub neile.
naeru täis kärbse veretuba. Kärbsel veres naerdamissoon, akna taga on talnivali. Õhtu eetu taardega minema, käsületi viis liiga naisele. Hommikul ja õhtul puhata ei saa, hommikul ja õhtul kärbserotiga. Äratus, see on kärbseroot. Äratus, see on peadud kiidame ja talle laulame. Rock and roll never dies! Jaa, täpselt minu sõnad, tuli. Elavad jänesed, Aadu on neil peremees. Elavad jänesed, Aadu on neil peremees. Tema palju nalja teeb, naerab ka jänes veel. See on kärbseroot, minu solo, pari. Jäädab läksid tuleme. Võtkan kaasa rekettid ja mahtid, kui tänas on vaid üks võrku. Paika pappi siin kauges külas, seisin näinud pole veel. Üürand ja Nõmmeliiva tee. Tead, Ave, mind ootab ka ees üks pikem töö. Sind? Mikke eile sa ei rääkinud mulle sellest mitte midagi. Aga üks korsten vajab abi ja ma lubasin teda aidata. Kuidas nii, sa oled ju kõik meie külakorstnad kenasti ära puhastanud. Seda küll, aga Ave, vaata. Ei, seda ära kutu. Kui ma käisin neid korstnaid üle vaatama. Seda ära kutu. Kui ma käisin neid korstnaid üle. Ära mitte midagi puutu. Ma on küll sõnab või? Teate, sõbrad, enne kui ma käisin neid korstnaid üle vaatamas, on ju, siis ma juba kaugelt nägin. Üks korsten oli hästi auguline ja praguline. Ma siis astusin lähemale ja nägin, see oli Väino korsten. Ja Väino korstnal oli üks väga kurb nägu ees. Tead, milline see välja nägi või? No näita. Umbes selline. Ja Ave, mitte ükski korralik korsten ei tohiks selline välja näha. Mis siis juhtus? Väino korsten tunneb ennast väga üksikult ja mahajäetuna. Ta tunneb, et Väino ei hooli temast enam üldse. Ei hooli temast enam üldse. Kõik muutus pärast seda, kui Väino tubedast Seenekülast käib. Mäletad, Ave, Seenekülast tuli tema masinast välja ratastega seen. Ja, mäletan, ja siis enne tuli sealt välja, no männ ja kuusekäbid olid vist ka. Just. Aga nüüd on kõik muutunud. Nüüd ei ole mitte tavalised männi ja kuusekäbid. Iga käbi on all sellised pisikesed rattad. Rattad? Päriselt ka või? Mikke, kuidas see võimalik on? Keegi ei tea.
see on üks hästi-hästi suur müsteerium. Aga eks see leiutamine ongi üks müstiline tegevus. Ja. Aga Väino, tema nagu pisike poisike. Tema aga otsib juurde neid telliskivisid, topib aga masinasse, tõmbab siis kangist, käib kõva pauk, ja vähemalt 10 ratastega käbi. Murravad masinast välja. Ei kuku, Väino jookseb järgi. Aga Väino korsten, tema vaatab seda ju sealt kaugelt eksikuna pealt ja tunnebki ennast maha jäetuna. No, räägi, mida sa siis teha kavatsed? Esiteks, naine, ütlen sulle. Ma segasin enne kokku korralikud tsemendisegu. Mikkel, vaata, need on välised haavad, mis hakkad nüüd sellega parandama, eks ole. Mina kui arst ütlen, et sisemised haavad tuleb ka nüüd terveks ja mul on alati. Aga Aadri, kuidas ma neid sisemisi haavu sulle ravin? Sest et vaata, korstendehaigused ja jänestehaigused on täiesti erinevad. Jah, selles on sul küll õigus. Tead, Mihkel, iga haiguse jaoks on rohi olemas. Tead, ma pean natukene selle üle mõtlema, mis see võiks olla. Ja küll, mõtle, ma aitan ka mõelda. Tere, doktor! Tasa! Tere, doktor! Tasa! Kas ta tuhkub? Tead mis, Kalev? Veel parem. Ta ju mõtleb. Teate, mis sõbrad? Kui pea on muremõtteid täis, siis tuleb süüa magusat. Oo, väga hea. Siis ma toon sahvrist meile suhkrut. Ei, mitte nii minul. Tähendab, suhkrut võib ainult üks teelusikatäis päevast süüa. Ja siis ma toon pulga komme. Ei, Mihkel, ei ole nii palju seda suhkrut. Too selle asemel mingit sellist, too mett näiteks. Mett või tuua jah. Väga hea mõte. Ma toon mesi magusat mette. Tere, doktor! Tere, Kalev! Vaikuse minge! Tere! Mul on mure. Tere, Kalev! Mis mure sul on? Tule siia poole. Tule. Tere. Kalev. Miks sa ei vasta nüüd? Ma ütlesin, tere! Mul on mure. Ma saan aru, mis mure sul on? Kalev. Mis mu kõrvaga juhtus? Ära tekita paanikat, kohe vaatame. Äkki seal on kõrvavaitis. Võta see labidas ja pane see kõrva ja siis hakka... Mis see on? Mis see on, Kalev? Ei ole väga lihtne. See on minu naise lemmepesulõks. Ma saan aru, aga kuidas ta sinu kõrva sattus? Jällegi väga lihtne. Vaata minu kõrv hakkas sisenema. Ma võtsin selle pulga ja hakkasin selle pulgaga enda kõrva sügama. Ja siis sügasin nii kaua, kuni enam ei sügenenud. No Kalev, miks sa seda kõrvast välja ei võtnud? Sest mul on üks mure veel. Nii, kuulad sind, räägi oma murest. 10 × 10 on 100 ja rõhutur 25 on 5 ja B võrdub S-i keda T-ga ehk kiirus võrdub T pikkus ja keda liikumisajaga. Appiker. Nii, alustame nüüd algusest peale, Kalev, eks ole? Kõigepealt oli külm pakane. Lotte hakkas veeretama lumepalli. Minu tagane tuli ka... Kalev, mitte nii algusest. Ja kas sa siit läksid otse koju või? Sinu sõnad väljendavad täpselt seda, mis juhtus. Selge. No, kas tee peal ka juhtus midagi? Küsimus on õigustatud. Juhtus küll. Tee peal juhtus. No, mis siis juhtus? Kõigepealt ma tundsin, et päikse käes on täpselt 20 kraadi Celsiusi järgi. See on lumememme jaoks ohtlik temperatuur. Aga
selle tagajärjel tekkis mul vedeliku puudus. Vedeliku puudus. Aga mul oli pudel vedelikku kaasas ja ühe sõrmuga likvideerisin ma eelmainitud puuduse. Selle! Ära sa ütled, sa panid selle ühe ropsuga alla või? Küsimus on õigustatud. Panin ühe ropsuga alla. Kalev, ma ju ütlesin, et 5 tilka päevas. Kas sul ei jäänud siis meelde või? Ei saanudki jääda. Kui sa seda enne ütlesid, oli mul probleemid mäluga. Kohe, kui ma olin pudeli eliksiiri ära jõudnud, hakkas mu sees kõik muisema, siis kihisema ja korraga mäletasin kõike. Esimesena tuli mul meelde, et ööpäevas on 24 tundi. Teisena sain aru, et vaplus pole mitte pudilaskoor, vaid hoopis jalgpalliklubi. Luba pidada! Näed sa nüüd ise, ma pole mitte kunagi niisugust juttu rääkinud. Ma mõistan, jah. Kas te saaksite palun midagi teha? Oota, Mangokene, ma ütlen sulle kohe ausalt ära, et tavalisele külaelanikule selline pudelitäis eliksiiri oleks, no, ütleme isegi ohtlik, eks ole. Ja aga näed, tundub, et lumememmed on teistsugused. Ma kahte, kas ma üldse oskan siin midagi praegu peale hakata. Jah. Ja, sul on see ka, jah. Kahtlemine on oluline omadus edukast eksisteerimiseks. Aga mina leidsin maasikaid ja mina leidsin maasikaid. Oota! Maasikas on roosilaadsite seltsi, roosiõieliste sugukonda kuuluv taimeperekond, mille tuntum esindaja on Haet Maasikas. Ma võin rääkida. Ärkasin mina hommikul ülesse. Hakkasin putru sööma. Sõbrad, tõstke käsi üles, kes sõi ka täna hommikusööki. Mina siin hommikusööki. Mina sõin ka, aga oma pudru asemel ma sõin hoopis enda naise ja lapse pudrud ära. Joo, kohe, praegu! See on sellepärast, et ta armastab mind. Jah! Tead poeg, nii tore, kui sul on selline. Ära tuppa läheme. Seal me palju väga hea. Kellelgi ei valuta pea. Võtame selle kõrgele taeva poole, et paneme selle endale suu ette ja siis teeme. Tuli, siis mida see tähendab? Ei sõida! Täpselt niimoodi, stopp! Ja käras tähendab see täielikku vaikust. Nii et katsetame seda korra. Oota, mis siin toimub? Imeline Lottepreili kükita, härra tõuske püsti. Kui fooris paneb... Noormees! Härra, ütlen noormees. Kui see noormees tõuseb püsti ja fooris põleb kollane tuli, siis mida see tähendab? Täpselt niimoodi. Just mootor käima sidur alla, eks ole. Eks ole, imeline. Ja nüüd, kui härra noormees kükitab, tõuseb püsti tõuseb. Pane teie kõhud! Täpselt niimoodi, sidur välja, gaas põhja, ehk siis teeme älgelt palju lärmi. Kallid sõbrad, siis kui on selline pilt fooris, siis valitseb anarhia. Aga kallid sõbrad, see on meie valgusfoor, teeme neile suure aplausi.
Kardio! Jalapäev on täna. Mõtle laute peale klaunu ja. Ma ei jaksa veel, kui jah. Siukest pulli, et kell on pärast. See oli vähe mehisem juba, aga enne seda, kui me liikuma hakkame, kallid käralised, teeme ühe laine ja laine. Igatahes tee selleks, neiukesed ja noorukesed. See piksustik Väinol maasikati. Meil oli täna tore päev. Väinole, see piksustik Väinole, Väinol maasikati. Minema viin, kui ta on